Uku Leitham maadlusklubist Korrus 3 ja Andreas Välis maadlusklubist Juhan Vana-Vigalast, et kadettide siis kullamatš oli teie vahel, et Uku võitis, et kui raskelt see võit siis Andrease vastu tuli? No võit tuli ikka raskelt, et esimene periood sooritasin 4 punkti heite ja siis hakkasin hoidma niimoodi, et kuni lõpuni välja ja lõpuseis oli vist 5-2, eks? 6-2. Millised võtted võib-olla on Andrease niisuguses pagasis, mis sinu jaoks on eriti keerulised? No kindlasti üks tema väga tugev külg on trügimine ja nagu vastasseis, et see on, nagu mulle jääb raskeks veel, jah. Ja mida, Andreas, on sul selle matši kohta võib-olla öelda, et kui raske Uku vastu oli maadelda? Esiteks oli ikka väga raske, et siin on aeg nii lühike, et kaotad siin 4 punkti, et ega väga raske tagasi võita, et jah, et väga raske, et praktiliselt võimatu vastu saada, et siin saab käed alla ja pole midagi teha lihtsalt. Millised matšid sul on päeva peale selja taha jäänud, et kellega oled kohtunud ja kuidas sa jõudsid üldse nii kaugele? Esimeses matšis läksin Leedukaga, väga tasavägine 1-0 võit. Kindlasti oli vaimselt kui ka füüsiliselt oli esimene matš kõige raskem. Teine matš oli ukrainlasega 2-0. Kolmas oli Leedukaga, samuti Leedukaga, selle ülekaalukalt 8-0. Ja siis enne finaali, poolfinaalis siis oli venelasega 3-2. Aga milliseid matše sa täna üldse oled jälgida jõudnud, et kellele kaasa elanud ja millist maadlust nautinud, milliste riikide vahel? Kindlasti oma poiste maadlust siin vaadanud ja väga palju ka leedukate ja venelaste matše ja kasahhide. Ja Uku, räägi, et kellele sina kaasa elad ja kuidas sinu klubikaaslastel senini läinud on? No eelkõige ma elan kaasa enda klubikaaslastele ning suur võistluste favoriit Deniss Polunov, ta sai kahjuks vigastada, et tema katkestas võistluse. Aga mul on siin veel teisi sõpru, et kellele kaasa elada. Kas tulete homme ka vabamaadlust vaatama ja tüdrukutele siin pöialt hoidma, et äkki on nimetada ka mõned sellised tublimad, keda tead, et võiks esile tõsta? Muidugi tulen, et see Randel Uibo, kes siin võistles 69-s, et ta tuli vabamaadluses eelmine aasta esimeseks vist, et elan talle ka kaasa. Tüdruk. Viktoria Vessol elan ka kaasa. Aga palju õnne võidu puhul ja ilusaid elamusi siin maadlusvõistlusel!